kellelgi on kas nende ettekannete jooksul küsimusi, siis palun pange need chati aknasse ja me püüame siis nendele vastata peale ettekandeid. Ja kui tahate kindlasti küsida oma nime ja näoga, et siis peale ettekannete lõppu, kui meil on aega, siis saate küsida ka häälega, et siis jääb see võib-olla salvestuse jaoks paremini. Aga hoiame palun mikrofonid kinni. Aitäh ja annan siis headele kolleegidele sõna. Tere siis kõigile ja mul on siis austav võimalus alustada tänast sellist infotundi siis jagades teiega teavet selle kohta, mis on ettevalmistav õpe ja kuidas siis ettevalmistava õppe puhul, millised on siis kohaliku omavalitsuse või kust tekivad kokkupuutepunktid. Nii, üks moment, üritad selle slaidi seanssi saada. Aulika praegu on esineja vaade. Jah. Nüüd on korras. Nii, aga ettevalmistav õpe siis tänase infotunni üks olulisi teemasid ja ettevalmistava õppe puhul ei saa üle ega ümber haridusvaldkonna arengukavast, mis siis aastani 2035 seab strateegilised eesmärgid valdkonna arengule. Neid on 3 ja üks ja olulisem neist on see, et õpivõimalused on valikute rohked, kättesaadavad ning haridussüsteem võimaldab sujuvat liikumist haridustasemete riikide vahel. Ja teatavasti või mäletamist mööda siis 24. detsember kinnitati Riigikogus siis haridusseaduste muudatused, millega kutsuti siis ellu ja kehtestati siis õppimiskohustus 18. eluaastani kutse või siis keskhariduse omandamiseni. Ja selle saavutamiseks siis on Haridusministeeriumis 25. aasta algusest jõudsalt tegeletud õppimiskohustuse reformiga ja erinevad alategevused siis selle eesmärgi saavutamist ja õppimiskohustuse rakendamist ka toetavad. Ning ettevalmistav õpe on siis üks selle reformi selliseid meetmeid, mis siis on lisandunud erineva võimaluste hulka, milleks on siis nii kutseõppe, kutsekeskharidus, üldkeskharidus, aga ka mittestatsionaarne üldharidusõpe ja lisaõpe. Ehk siis need võimalused, mis siis põhikooli lõpetajal peale põhihariduse omandamist on. Ettevalmistava õppe puhul on hea teda panna konteksti ja erinevatel õpetel siis ja erinevatel võimalustel on erinevad sihid. Kui me räägime keskharidusest, siis nii kutsekeskhariduse kui üldkeskhariduse eesmärgiks on siis põhihariduse omandanud noore haridustaseme tõstmine ja mis siis võimaldab liikuda ja jätkata õpinguid kõrghariduses. Kutseõpe seevastu võimaldab siis omandada erinevaid kompetentse erineval raskusastmel. Ja selle eesmärk on eelkõige siis suundumine tööturule. Ettevalmistav õpe ei ole ei kutseõpe ega keskharidusõpe. Ettevalmistav õpe on siis õppevõimalus, mille eesmärgiks on valmistada siis noori paremini ette keskhariduse tasemel või kutseõppes õpingute jätkamiseks, et siis täita oma kohust õppimiskohustuse osas. Õpiteed on mitmekesised ja ettevalmistav õpe, nagu öeldud, on ainult üks võimalus sellest. Enne kui ettevalmistavat õpet pikalt ja põhjalikult lahkama hakata, paar sõna ka kutseõppe kohta. Nagu juba öeldud, siis kutseõppe eesmärgiks on omandada mingil kindlal erialal töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Õpe põhineb enamasti kutsestandarditel või tööandjate poolt kirjeldatud selgetel oskuste nõudmistel ja õppeliigid on siis Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga sarnased
Teise taseme kutseõppes on siis võimalik omandada selliseid lihtsamaid tööoskusi. Kolmanda taseme kutseõppes täpselt samamoodi juba teatud iseseisvuse astmega ja neljanda taseme kutseõppe võimaldab siis selliseid keerukamaid ameteid omandada ja suunduda siis otse tööturule. Ning nagu juba öeldud, siis tasemed erinevad just nimelt oskuste, teadmiste, keerukuse, iseseisvuse, vastutuse, ulatuse osas tööülesannete täitmisel. Ja kutsekeskharidusõppe ehk siis rakenduslik keskharidus, usun, et olete sellest ka juba palju kuulnud, sest 2025. aasta alguses kehtestas haridus- ja teadusminister kutsekeskhariduse riikliku õppekava, millega siis on ära kirjeldatud või milles on ära kirjeldatud siis käesolevaks hetkeks 32 erinevat valikute rohket õpiteed, mis sisaldavad nii spetsialiseerumisi kui suunavalikuid ja tegemist on siis valdkondlike õppekavadega, kus õppija omandab lisaks keskharidusele ka väga heal tasemel siis kutsealased oskused. Ja lihtsalt ülevaateks ka siis nende 32 valdkondliku kutsekeskhariduse õppekava nimetused, et neid on tõesti seinast seina, bio- ja keemiatööstuse tehnoloogiast väikelaeva ehituseni, sport ja tants ja liikumine sinna vahepeale. Nii et valikuid on õppijal tõepoolest palju ja loodame, et siis iga noor leiab endale koha. Aga kui peaks nüüd juhtuma tõesti see, et kõik ei lähe päris nii nagu kavandatud noore vaates, siis ettevalmistav õpe on mõeldud siis eelkõige õppimiskohustuse eas noortele, kes ei leidnud põhihariduse omandamise järel õpingute jätkamise võimalust siis keskhariduse tasemel või kutseõppes. Ja selle õppe eesmärk on toetada noort haridustee ja tööelu valikutes ja eelkõige arendades siis õpioskusi ja teisi eluks vajalikke pädevusi, et noor ennast siis paremini tundma õpiks ja selle kaudu mõistaks oma valikute võimalusi. Õppe läbiviimise ülesande annab koolile minister, võttes siis aluseks põhikooli lõpetajate arvu konkreetses piirkonnas ja ettevalmistav õpe on siis tõepoolest tagatud riigi hallatavates õppeasutustes igas maakonnas. Ettevalmistava õppe vastuvõtt algab koos jätkuvastuvõtu algusega hiljemalt 15. juulil ehk siis kohe-kohe varsti. Ja see on avatud aastaringselt ehk siis kõik need noored, kes siis õppimiskohta pole leidnud või mingit põhjusel olemasolevate õpingutega hakkama päris hästi ei saa, saavad siis ettevalmistava õppe kaudu tuge ja toetust selleks, et olla edukamad järgmisel korral. Ettevalmistava õppe kestus on üldjuhul 1 õppeaasta, aga vajaduse põhiselt võib see õpe olla ka lühem või siis pikk. Mis on veel eripärane või iseloomulik ettevalmistavale õppele, on see, et õpe toimub individuaalsete õppekavade alusel, mis siis vormistatakse 2 kuu jooksul õpilase õppesse asumisest, arvestades siis konkreetse õppija arenguvajadusi. Hindamine ettevalmistavas õppes on arengupõhine ja mitte eristav ja ettevalmistav õpe loetakse lõpetatuks. Siin on nagu 2 sellist tingimust, et ühelt poolt on vaja siis saavutada kõik individuaalses õppekavas kirjeldatud. Aga teised, kes on ametlikult Amforasse oma asjad saanud, need ootavad jälle kooskõlastust. Jah, mul on... panna ühte muidugi, aga... Palun pange mikrofon kinni, ma püüan teid vaigistada ka jõudumööda, aga miskipärast ma hetkel ei näe, kes räägib, nii et olge kenad. Nii et kordan siis üle, et ettevalmistava õppe lõpetamiseks on vajalik siis saavutada individuaalses õppekavas kirjeldatud õpiväljundid ühelt poolt, aga hästi oluline on ka see, et õppimiskohustuslike õpilaste puhul loetakse õppe lõpetatuks mitte üksnes õpiväljundite saavutamisel, vaid pärast keskharidus- või kutseõppesse vastuvõtmist. Ehk siin on nagu selline väikene täiendav nõue juures.
Ettevalmistavat õpet reguleerivad erinevad õigusaktid. Põhiline volitusnorm tuleb kutseõppeasutuse seadusest, aga seda õppekorraldust ja ka rahastamise alused on kehtestatud Haridus- ja Teadusministri määrusega. Ja lisaks neile on minister andnud välja ka 2 käskkirja. Esimene neist puudutab siis ettevalmistava õppeühiku hinna määramist ehk siis rahastamise aluseid täpsemalt ja teine siis on käskkiri selle kohta, et millised koolid saavad siis seda ettevalmistavat õpet käesoleval aastal ehk siis 26-27 õppeaastal pakkuda ja kui suures mahus nad seda teha saavad. Õppimiskohustuse kohta ja ettevalmistava õppe kohta sealhulgas on Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel olemas eraldi alamleht ja Elo, äkki sa oled nii hea ja paned selle ka siia chati, et siis kõigil, kes huvi tunnevad, saavad seda soovi korral vaadata. 26-27 õppeaastal pakuvad siis ettevalmistavat õpet 23 kooli. Enamik neist on riigi kutseõppeasutused, tõepoolest siis üle Eesti on see võimalus loodud. Jõgeval ja Põlvamaal on selleks õppepakkujaks riigigümnaasium ja Tallinnas lisaks siis tervele hulgale koolidele on ka kutseõppeasutustele on ka Tallinna Tõnismäe riigigümnaasium saanud selle õppepakkumise ülesande. Riigikoolidele lisaks on Tallinnas ja Tartus ka rakenduslikud kolledžid, kes ehk siis kohaliku omavalitsuse hallatavad koolid, kellele halduslepinguga selle õppepakkumise ülesanne on antud ja kes siis tõepoolest 2 kõige suuremas piirkonnas seda vajadust aitavad siis meil katta. Ettevalmistava õppe puhul on oluline silmas pidada, et kes ikkagi kuuluvad õppesihtrühma ja hästi oluline ja tahan rõhutada seda, et ükski põhikooli lõpetaja ei ole a priori ettevalmistava õppe kandidaat. Ehk siis kõik noored tegelikult, kellel vähegi jõukohane on, peaksid leidma õppekoha tasemeõppes vastavalt oma võimetele ja võimalustele, on see siis kutsekeskhariduse tase või kutseõppe erinevatel liikidel. Ja tõepoolest siis üksnes need, kes ei leia õpingute jätkamiseks sobivaid võimalusi ja need põhjused võivad tõesti olla väga erinevad, on siis ettevalmistava õppe kandidaadid ja saavad selles osaleda. Ja nagu öeldud, neid põhjuseid on väga erinevaid. Puudutavad need siis nii õpilünkasid erinevates õppeainetes, mis siis takistavad soovitud erialal või soovitud koolis edasiõppimist, on see ebapiisav eesti keele oskus, mis ei võimalda eestikeelses õppes õpinguid jätkata, madal õpimotivatsioon või ka soovimatus edasi õppida, aga ka koolitõrge, ärevushäire või muud vaimse tervisega seonduvad probleemid, mille tõttu siis noor ei suuda tavapäraselt koolis käia ja mis nõuavad siis teistsugust lähenemist ja selle noore toe pakkumist selleks, et ta jällegi siis haridussüsteemis võiks edukamalt jätkata. Aga ettevalmistava õppe sihtrühma võivad sattuda ka need noored, kes ei suuda otsustada ja jõuda arusaamisele, et mida ta oma eluga üldse tahab peale hakata, ehk siis, et millised on tema võimetele sobivad võimalused edasiõppimiseks huvipakkuval suunal või erialal. Ka hariduslik erivajadus või noored, kellel on hariduslik erivajadus, mille tõttu nad vajavad siis tavapärasest erinevat õpikeskkonda või õppekorraldust, võivad olla ettevalmistava õppe sihtrühma kuuluvad. Ja oluline on veel välja tuua, et vastuvõtust ka siis mõned sellised aspektid, millele siis tähelepanu pöörata ja mis teeb selle ettevalmistava õppe natukene teistsuguseks kõikidest teistest õpingute jätkamise võimalustest. Vastuvõtu puhul on
erinevad määrused näevad ette, et neil on avalikud vastuvõtukonkursid ja vabade kohtade olemasolul võib vastuvõtt toimuda ka väljaspool konkurssi nendele õppekavadele, kus õppetöö on juba alanud. Ja õppimiskohustuse vaates võib noor või tema seaduslik esindaja esitada neid avaldusi erinevatel etappidel. Et põhikonkurss või põhivastuvõtt on kohe-kohe läbi saamas, algas see juba 1. märtsil ja lõpeb 31. juunil. Ja see on nüüd konkurss, kus ettevalmistavasse õppesse veel kandideerida ei saa, sest et ettevalmistava õppe eripära on tema nii-öelda sihtrühma määratlus, mille kohaselt need noored, kes ei ole õppimiseks kohta leidnud, saavad ja leiavad koha ettevalmistavas õppes. Põhivastuvõtule järgneb jätkuvastuvõtt ehk täiendavad konkursid vabaks jäänud õppekohtadele ja käesoleval aastal algab ka ettevalmistavasse õppesse avalduste esitamine jätkuvastuvõtuga samaaegselt. Ja on õigusaktides kirjas, et see peab algama hiljemalt 15. juulil. Ning jätkuvastuvõtt saab läbi 31. augustil ehk vahekokkuvõtte jällegi nüüd ka KOV-i vaates on oluline teada, et 1. septembril või õigemini septembri alguspäevadel on selge, et kui paljud põhikooli lõpetajad on leidnud endale õppekoha ja kui peaks ilmnema, et on veel noori, kes ei olegi kas kandideerinud või endiselt on segaduses ja ei ole endale õppekohta leidnud, et nemad on need, kes ettevalmistavasse õppesse peaksid suunduma. Teadmiseks teile ka ettevalmistava õppe rahastamise põhimõtetest. Rahastamine ja ka ettevalmistava õppekohtade tellimine põhineb prognoosil, mille aluseks on konkreetses piirkonnas põhikooli lõpetajate arv ja eelnevatel aastatel nende valiku sellised suundumused ja mille alusel need valikuid hinnatakse, et kui ettevalmistav õpe on alles käesoleval aastal uue õppevormina rakendatav, on sarnane õppeliik või väga sarnane sellele ettevalmistavale õppele, mis seni kutseõppeasutustes on toiminud ja mis kandis nime kutsevaliku õpe. Ja nendel prognoosidel põhineb õppekohtade tellimine erinevatelt koolidelt. Õpet rahastatakse ühikuhinna alusel. See ühikuhind on 7854 eurot õpilase kohta aastas. Ja ühikuhind sisaldab nii tööjõukulu, puudutab õpetajaid, rühmajuhendajaid, tugispetsialiste, õppevahenditele ja IT-vahendite kulu, koolilõuna toetust. Mida tuleb välja tuua on see, et õppetoetused ja ka eritoetused õppetoetuste ja õppelaenu seaduse mõistes ettevalmistava õppes osalevale noorele ei laiene. Ettevalmistava õppekorraldus on ka siin teie ees ja tahaks rõhutada seda, et lisaks sellele individuaalsele õppekavale nähakse ette just nimelt õppija võimestamist, tema tugevuste huvide väljaselgitamisel ning nendest lähtuvate valikuvõimaluste mõistmisel, et kool toetab õpilast haridustee ja tööelu võimalustega tutvumisel ning õpioskuste arendamisel ja õppimiseks motivatsiooni tugevdamisel. Samamoodi on ettevalmistav õppe üks võimalus arendada oma eesti keele oskust, et olla edasistes õpingutes, aga ka tööturul selleks paremini ettevalmistanud. Ettevalmistav õppe rühmal on juhendaja ja juhendaja ülesandeks on just nimelt selle õppija toevajaduse märkamine ja vajalike tugispetsialistide kaasamine koolis,
aga rühmajuhendaja ülesandeks on ka kooliväliste partneritega koostöö koordineerimine ja seetõttu on siis rühmajuhendajad hästi olulised isikud, kes siis ettevalmistava õppe puhul tõenäoliselt ka kohaliku omavalitsuse siis erinevate spetsialistidega võivad ühendust võtta ja kaasata neid siis õppija arengu toetamisse. Ettevalmistava õppe struktuur on ka, või pidasin vajalikuks teile seda näidata, et ettevalmistava õppe pikkus on 1 aasta ja arvestuslikult on see siis 60 arvestuspunkti, kusjuures 1 arvestuspunkt on siis, kirjeldab ikkagi õppija tööd ja kes on siis, kelle jaoks need arvestuspunktide ka maailm on natukene võõras, siis teadmiseks, et 1 kursus on siis arvestuslikult 1,5 arvestuspunkti. Ja ettevalmistava õppe puhul on siis ära kirjeldatud keskselt ühised õpingud, mis on siis kõigile õppijatele, kes ettevalmistavas õppes osalevad sarnase struktuuri ja mahuga. Ja on kirjeldatud ja toodud välja ka siis õppija vajaduste profiilist lähtuvad õpingud, mis on siis teine osa õppest. Ja vajaduste profiilina käsitleme siis peamist õpingute jätkamist takistavat asjaolu. On selleks siis keeleoskuse või arendamise vajadus, on selleks siis ainealase kirjaoskuse arendamise vajadus või ka sotsiaalemotsionaalsete oskuste arendamine võib sinna kuuluda. Ja 3. osa õpingutest on nii-öelda valitavad õpingud, mille aluseks on siis tõepoolest õppija huvid ja soovid ja mis võimaldab siis just nimelt õppijal ennast paremini tundma õppida, aga ka selle motivatsiooni tõstmise seisukohalt on need valitavad õpingud kindlasti hästi olulised õppestruktuuris. Kui me räägime nüüd ootustest kohalikule omavalitsusele, siis kohalikul omavalitsusel on hästi oluline võimalus toetada noorte sujuvat üleminekut siis põhikoolist järgmisele haridustasemele ühelt poolt ja teiselt poolt on ta siis võtmetähtsusega koostööpartner just nimelt selles noorte vajaduste varases märkamises ja toetamisel. Kohalikul omavalitsusel on võimalus kujundada koostöös kooliga siis tugev tugivõrgustik selleks, et noorel, kes ettevalmistavas õppes oleks võimalik seal osaleda, aga sealt ka edasi liikuda järgmisele õpiteele. Ja Haridus-Teadusministeerium samamoodi näeb ikkagi kohalikku omavalitsust väga olulise partnerina nii õppimiskohustuse eesmärkide saavutamisel kui siis ka noortele siis sobiva haridustee valiku leidmisel ja noorte toetamisel sinna suundumisel. Ja nüüd on paras aeg anda siis sõnajärg üle kolleegile Sandrale, kes siis räägib natukene täpsemalt nendest ootustest ja soovidest. Ja aitäh. Minu selline suhteliselt lühike sõnavõtt on nagu üleminekuks 2 teema vahel, mis meil täna on ka välja kuulutatud, et kõigepealt ettevalmistav õppe ja siis teiseks see haridussilma seirelaud, et lihtsalt neid 2 teemat veel omavahel selgemalt siduda, siis tuletan meelde veel korra sellise tervikpildi, mis ilmselt tegelikult on teile juba tuttav ja teada, aga lihtsalt, et siduda neid teemasid siis kokku, räägin veel korra üle selle, et mis on siis erinevate osapoolte rollid õppimiskohustuse täitmise tagamisel ja mida siis seadus ootab kohalikelt omavalitsustelt selleks, et kõik õpilased õppes osaleksid. Et siin siis on ülevaade erinevate osapoolte rollidest ja tahan rõhutada lihtsalt üle selle, et me oleme ka avalikus diskussioonis väga palju keskendunud sellele, mida kõike peab tegema kool ja mida kõike peab tegema kohalik omavalitsus selleks, et õppimiskohustuse täitmist tagada. Aga tahtsin
tuua esile, et Eesti Vabariigi haridusseaduse järgi tegelikult kõige keskmes on ikka õpilane ise, kelle ülesanne ja vastutus on õppes osaleda ja õppimiskohustust täita ja esmane õppimiskohustuse täitmise tagaja ka seaduse järgi on lapsevanem, kellel on tegelikult terve rida kohustusi, mida tuleb täita selleks, et laps õppimiskohustust täidaks. Ja kui nüüd see seaduslik esindaja oma kohustusi ei täida, siis on kohaliku omavalitsuse roll võtta kasutusele lapse õiguste kaitseks vajalikud meetmed selleks, et see laps siis õppes jõuaks. Nii et see on see nagu oluline ootus ja rõhuasetus, et tegelikult ka vanemad ikkagi on pildis ja väga tähtsad. Aga vald ja linn siis oma territooriumil elavate õppimiskohustuslike laste suhtes laias laastus peab tegema kahte asja. Esiteks pidama arvestust ja seirama seda, kes meie territooriumil olevatest õppimiskohustuslikest lastest õppes ei osale. Ja kui nad õppes ei osale, siis tuleb selgitada välja põhjused, miks nad ei osale ja toetada seda, kellel tuge on vaja selleks, et õpilane saaks õppes osaleda. See võib olla kool, kes vajab tuge, kes ei ole võib-olla kõiki oma õpilase toetamise kohustusi väga hästi täitnud, aga see võib olla laps või pere, kes vajab tuge selleks, et ületada need probleemid ja takistused, mis praegu seda koolis käimist mingil põhjusel takistavad. Ja nüüd võib vahetada slaidi. Aitäh. Siin siis veel ka täpsemalt, et mis hetkel see vastutus liigub üle ja kuidas täpsemalt, et kõigepealt siis kooli ülesanne on pidada õppest puudumist üle arvestust. Kui õpilane puudub korduvalt põhjuseta ja tal on selle tagajärjel tekkinud õppevõlgnevused, siis kooli ülesanne on kõigepealt hinnata, kas see, mida kool ise on teinud, on olnud piisav. Ja kui on näha, et kool ise saaks veel midagi teha selleks, et õpilast toetada või tema peret toetada endale kooli jaoks kättesaadavate vahenditega, siis seda täiendavat tuge peab esmalt pakkuma kool. Ja nüüd, kui kool on omalt poolt kõik võimalikku ära teinud või on juba kohe selles olukorras selge, et need peamised põhjused, miks laps kooli ei jõua, jäävad koolist väljapoole või kool ei saa näiteks üldse enam kätte seda last ja tema peret, siis on see hetk, kui kooli esindaja teeb väljalangemisohu märke EHIS-esse ja siis liigub juhtum üle kohalikku omavalitsusse. Ja nüüd valla või linna ülesanne ongi siis esiteks seirata iga kuu neid EHIS-e andmeid ja sellest, kuidas ja kus seda teha saab, sellest kohe räägib siis Külli juba täpsemalt edasi. Aga siin siis on oluline veel see, et sealt EHIS-est näeb nii-öelda kahte kategooriat nendest õppimiskohustuse mittetäitjatest või nendest, kellel sellega probleem on. Et üks on siis väljalangemisohus õppijad ehk need, kes on kooli nimekirjas, aga mingil põhjusel tegelikult enam kooli ei jõua. Ja siin ongi siis oluline moment juhtumi korralduses välja selgitada, kes tuge vajab, millist tuge ta vajab ja seda vastavat tuge pakkuda. Ja seda saab siis teha nii läbi noorsootöö, noortegarantii tugisüsteemi, võib-olla on selleks hoopis sotsiaalhoolekandeline abi, mida see pere vajab, samuti vanemaharidus ja nii edasi, et need erinevad, siin ei ole nagu mingit muud uut imemeedet, mida kohalik omavalitsus saab pakkuda, vaid ikkagi kõike seda sama, mis juba tegelikult täna ka erinevates seadustes on reguleeritud. Ja kui nüüd siin see teine pool siis on, et õppes mitteosalejad, et need on siis need noored, kes on õppimiskohustuslikud, peaksid õppes osalema, aga nad ei ole ühegi kooli nimekirjas, et näiteks siia kuuluvadki siis just need samad õppijad, kes on põhikooli ära lõpetanud, aga põhikooli järgselt ei ole saanud endale õppimiskohta üheski koolis, mis pakub siis kas üldkeskharidust või kutsekeskharidust. Ja siis nüüd on kohaliku omavalitsuse ülesanne kõigepealt noor siis üles leida, temaga kontakt võtta ja siis toetada noort selles, et ta leiaks omale selle õppimiskoha ja võimalik, et noor vajab siin ka muud toetamist, et ta üldse oleks valmis sinna kooli minema. Aga oluline on siinkohal see, et ei riik ega kohalik omavalitsus ei saa otse kuidagi ilma noore enda tahteavalduseta kedagi suunata ettevalmistavasse õppesse, vaid saab lihtsalt noort veenda, et see on see koht, kuhu ta võiks edasi minna ja avalduse peab ikkagi tegema noor või tema seaduslik esindaja ise
et see ettevalmistavas õppesse sisenemine eeldab ikkagi tahteavaldust ja seejärel saab sinna ettevalmistavas õppesse koha. Ja ma võin ära vastata ka kohe selle ühe küsimuse, mis on siin chatis, et mis saab õpilasest, kes sügisel alles nüüd lõpetab, siis temale peab ka olema tagatud see koht ettevalmistavas õppes. Et jällegi, nagu Aulika ütles, siis a priori keegi ei ole kohe ettevalmistava õppe kandidaat, et ka sügisel võib tegelikult olla veel vabu õppekohti tasemeõppes. Võib olla nii kutseõppes veel mingeid vabu õppekohti kuskil, võib olla neid näiteks mõnes gümnaasiumis, et see on alati nagu selline esimene asi, mida kindlaks teha, et kas kuskil on veel mõni vaba koht, kuhu see noor saaks minna, aga kui ei ole, siis ettevalmistavasse õppesse riik peab tagama koha, et see ongi nüüd ka see eelmine slaid, kus oli erinevad osapooled välja toodud, et võiks ka küsida, et kus on riik, et mis riigi vastutus ja ülesanne on, et ühelt poolt muidugi kogu riigi hariduspoliitika on sellele suunatud, et toetada õppijaid õppimiskohustuse täitmisel ja et kogu see süsteem, kogu haridussüsteem ongi sellele suunatud, aga üks hästi konkreetne meede, mida riik teeb, ongi ju see ettevalmistav õpe ja see, et riik on võtnud vastutuse kõikidele õppijatele, kes seda vajavad, ettevalmistavas õppes koht tagada. Nii, ja nüüd võib panna järgmise slaidi. Küsimus ka, et aga kuidas ikkagi täpsemalt nüüd kohaliku omavalitsus selle juhtumi korraldusega tegeleb, et hea küll, me näeme sealt ära, et meil on nüüd see nimekiri õpilasi, kes vajavad tegelemist, aga mis me siis teeme? Selle kohta haridusseadus sätestab, et iga kohalik omavalitsus peab ise kehtestama korra, mis määrab, kes neid EHIS-andmeid seirab ja kuidas õppimiskohustuse täitmist toetavaid tegevusi konkreetses kohalikus omavalitsuses korraldatakse. Miks ei ole seda tehtud keskselt, on sellepärast, et meie kohalikud omavalitsused, nagu te ise ilmselt väga hästi teate, on väga erinevad. Suurused on erinevad, struktuurid on erinevad ja töö käib erinevalt, et seda ei ole lihtsalt mõistlik keskselt kõigile täpselt ühtemoodi määrata, vaid ongi igati normaalne, et iga kohalik omavalitsus selle võrgustiku töö iseenda jaoks läbi mõtleb ja ka määrusesse kirja paneb või sellesse korda siis. Ja tahan tähelepanu juhtida ka sellele, et eilse kuupäeva seisuga Riigi Teatajas on ainult 24 omavalitsust tänaseks sellise korra kehtestanud. Nii et ülejäänud omavalitsused siis neil seisab see töö siis veel ees ja julgustame seda tegema ikkagi juba nüüd lähiajal kiiresti, sest et sügisel juba on vaja nende õpilastega tegelema hakata ja siis on juba seda tööd tarvis teha. Nii, ja siis veel viimane teadaanne minu poolt, et selleks, et seda koostööd kohalikul tasandil toetada just ettevalmistava õppega seoses, on meil augustis plaanis ka 2 piirkondlikku seminari, et 25. augustil Tartus kutsume kokku siis Lõuna-Eesti poolsed koolid ja kohalikud omavalitsused ja 26. augustil Tallinnas siis Põhja-Eesti poolsed. Ja oodatud on sinna ühelt poolt ettevalmistavat õpet pakkuvate koolide esindajad, et igast koolist siis nii rühmajuhendajad kui tugispetsialist kui õppekorralduse eest vastutav inimene. Ja teiselt poolt siis kohalike omavalitsuste spetsialistid, kelle vastutusalasse jäävad tegevuste koordineerimised, kas siis haridus või sotsiaal- või noortevaldkonnas ja kes siis oma igapäevatöös tõesti päriselt hakkavad seda tööd tegema, et neid noori toetada, kes seda vajavad ja neid ka ettevalmistavas õppesse suunama. Nii et selles osas kutse ja täpsem info peaks juba olema teieni ka jõudnud. Ja olge siis head, et ootame väga teid sinna osalema selleks, et saaks juba väga praktilisel tasandil koos koolidega arutada läbi, kuidas päriselt ka ettevalmistava õppega seoses noorte toetamine võiks käia ja mis on erinevate osapoolte rollid. See on minu poolt kõik, aga siis Küllil on järgmisena sõna. Jah, aitäh ka minu poolt ja tõesti anname siis Küllile ekraani üle. Nii, jagasin oma ekraani välja, ma ei tea, kas on näha? Jaa. Väga tore. Et lähen kohe siit siis edasi, et räägin natukene detailsemalt, kus need andmed siis on.
et andmed asuvad õppimiskohustuse mittetäitjate kohta või väljalangemisohus õpilaste kohta siis Eesti hariduse infosüsteemis ehk lühend EHIS ja EHIS on meil andmekogu ehk register. Ja see on siis kirjas haridusseaduse paragrahv 36. Palju on küsitud, et mis seos on, et kui on andmed EHIS-es, et kas siis nad dubleerivad haridussilma. Jah ja ei, et kui me räägime õppimiskohustuse mittetäitjatest ja väljalangemisohus õpilastest, siis ongi nii, et andmed on tegelikult EHIS-es ja visualiseerija on haridussilm. Ehk haridussilm lihtsalt aitab kohaliku omavalitsuse spetsialisti jaoks seda nii-öelda andmestikku paremini esile tuua ja erinevate filtrite alusel ka vaadata. Aga natukese aja pärast ma räägin ühest uuest võimalusest ja seal seda andmete dubleerimist ei ole, aga kui me räägime juba tänaseni või sügisest siiamaani olevast seirelaudadest, mis on KOV-idele juba kättesaadavad, et nendes on nii-öelda need andmed dubleeritud ehk nii EHIS-es kui haridussilmas. Ja kes siis on need, kes EHIS-esse ja haridussilma neid andmeid vaatama saavad minna, on siis volitatud isikud valla- või linnavalitsuse poolt ja haridusseadus ütleb, et iga kuu tuleks siis seirata see, kuidas see töökorraldus on vallas või linnas korraldatud, see on valla või linna enda nii-öelda töökorralduse protsessis sees. Aga oluline on see, et oleks teada, kes siis nendele andmetele juurde pääseb ja selle osas peab ka kohalik omavalitsus siis oma veebilehel avaldama oma kontaktide juures selle inimese nii-öelda ametikirjelduse rollis, et see inimene tegeleb ka õppimiskohustuse teemaga, et osadel omavalitsustel on see kenasti olemas kontaktide juures ja osade puhul saabki aimata, et kas siis haridusspetsialist või üldhariduse eest vastatav inimene seda ka teeb. Et see oleks oluline siis kontaktides ära märkida. Ja kui me nüüd läheme uue seirelaua tutvustamise juurde, mis nüüd juulikuust kohalikele omavalitsustele kättesaadavaks saab, siis kui me räägime põhikooli järgsest edasiõppimisest ja õppimiskohustusest, siis iga aasta on circa 800 õpilast siis sellised, kes ei jätka õppimist peale põhikooli. Ehk kui me läheme tagasi sinna Aulika esimeste slaidideni, et meie eesmärk haridusvaldkonna arengukavas on see, et nende madala haridustasemega inimeste hulk meil väheneb, siis see seirelaud, millest ma kohe rääkima hakkan, aitabki siis nii-öelda kohalikule omavalitsusele näha neid õpilasi, kes ei ole kandideerinud edasi järgmisele haridustasemele või ka ei ole koolikohta saanud siis juulikuuks ehk kes võivad vajada kohaliku omavalitsuse abi. Ja korra veel see märge, et kui me räägime andmetele juurdepääsust, siis seesama juurdepääs, kellel on EHIS-esse juurdepääs kohalikus omavalitsuses, sellel samal inimesel on ka juurdepääs siis haridussilma andmetega, et need andmed on ühed samad ja volitatud kasutaja on ka üks ja sama selles mõttes, et kõikides kohalikes omavalitsustes on oma nii-öelda EHIS-e juurdepääsuga inimene ehk volitatud kasutaja olemas. Ja kui te haridussilma sisse logite, te võite ka praegu siin veebiseminari taustal seda proovida teha, haridussilm lahti võtta ja sisene nuppu vajutada ja seal saab erinevate autentimisvahenditega nii-öelda sisse logida ja seal te siis näete ka, et kas teil on töölaual selline rida nagu õppimiskohustus KOV-il ehk õppimiskohustuse täitmine KOV-is ja te saate teada, kas teil on nendele andmetele juurdepääs või mitte. Nii.
Ja siin on mul üks ekraanipilt, et kui me räägime aastaringsest õppimiskohustuse täitmise seirest, siis me räägime sellest kahest sakist siin õppimiskohustuse mittetäitjad ja väljalangemisohus õpilased. Ma korra panen kursori sisse ka, siis on paremini näha. Ehk aastaringselt ikkagi KOV-is jälgitakse siis neid õppimiskohustuse mittetäitja väljalangemisohus õpilasi. Aga täna ma siis räägin uuest võimalusest, mida teil täna Haridussilma töölaual ei ole. See tekib juulikuus sinna, et see on arendusfaasis. Ehk siia tulevad siis andmed õpilaste kohta just selles vaates, et kuidas nad põhikooli järel edasi õpivad. Ehk kõige olulisem siis vahemikus juuli kuni 1. november on see esimene vasakpoolne ülemine, et õppimiskohustuse täitmise mitte jätkata detailandmed. Ehk juulikuus siis saab see nähtavaks. Ja lisaks sellele on siin ka siis tekivad sellised andmed, et lõpetajate jagunemine koondtabel, et kuidas siis need põhikooli lõpetajad on edasi liikunud õppeasutuste lõikes ja kuidas siis nad edasi on kandideerinud õppeasutuste vahel, kuhu nad on edasi läinud. Nii et need on siis ja ütlen kohe, et kuidas need andmed siis tekivad. Tekivad niimoodi, et siis kool, kes vastuvõttu korraldab, gümnaasium, kutseõppeasutus, hiljemalt 7. juuliks siis kannab EHIS-esse selle oma õpilaste nimekirja, kes on talle teada andnud, et nad tulevad sellesse kooli õppima. Nii et kuna põhivastuvõtt lõpeb 30. juulil, siis koolid arvatavasti ajavahemikus 1. kuni 7. juulini neid õpilasi sinna sisse kannavad. Kuid see on selline vastuvõtvate koolide oma vastutus, ehk me ei saa garanteerida, et seal ka mõned andmed puudu jäävad, et seetõttu isegi õpilased, kes on tegelikult koolikoha saanud, aga kuna kool ei ole teda EHIS-esse kandnud, et satub ka sinna nii-öelda mitte kandideerinu või koolikohta mitte saanud nimekirja, aga need andmed edaspidi siis täienevad igapäevaselt, nii et see seis ei ole nii-öelda see seis siis sõltub sellest, kuidas koolid neid andmeid EHIS-esse kannavad, aga EHIS-e ja Haridussilma vaheline selline andmete uuendus käib ka siis igapäevaselt. Ja haridusseaduse paragrahv 10 ütleb, et käimasoleval õppeaastal põhihariduse omandanud õpilaste puhul tagab siis valla või linnavalitsus õppimiskohustuse täitmise hiljemalt 1. novembril. Ehk kui me räägime Haridussilma töölauast, siis see, et see kolmas sakk nii-öelda põhikooli järel edasiõppimine, et kui nüüd 1. novembril peaksid olema kõigil õppimiskohad, siis need lapsed, kes ei ole jätkuvalt õppimiskohta leidnud, liiguvad siia õppimiskohustuse mittetäitjate nii-öelda lahtrisse. Ehk et see põhikooli järel edasiõppimine, see seire siis jah, toimub nii-öelda 1. novembrini. Ja me testisime seda töölauda või seirelauda siis ka paari nädala jooksul, saatsime kutse välja kõikidele kohalikele omavalitsustele, aga meie see meililist on ka selline, et seal on need EHIS-e administraatorid, et nüüd sõltub, kas EHIS-e administraator andis info võib-olla vajalikule inimesele edasi, aga me täname kõiki neid 11 kohaliku omavalitsuse inimest, kes seda seirelauda testisid ja tagasisidet andsid, et suur aitäh neile. Et kokkuvõttes saab öelda, et üldiselt on see nii-öelda ettevaatlikult positiivne suhtumine, kuid nähakse mitmeid arenduskohti, aga üldiselt peetakse seda seirelauda siis nagu arusaadavaks ja visuaalselt heaks. Ja üldiselt on see ikkagi mõistetav ja andmed on loogiliselt ja esitatud.
et potentsiaali põhimõtteliselt on, aga ma käin korra läbi ka need ettepanekud, mis siin siis tulid, et missugused puudujäägid siin seirelaua osas on. Et oli selline märge, et juhtimislaud võib dubleerida EHIS-es juba olemasolevat infot. Siis antud juhul need andmed juulist kuni 1. novembrini ehk nende õpilaste kohta, kes on lõpetanud kevadel põhikooli ja ei ole leidnud koolikohta või ei ole avaldust esitanud, seda andmete vaadet EHIS-es eraldi ei ole, nii et need andmed ei dubleeru, et need on ainult haridussilmas. Ja kas on andmed ajakohased ja õigsus, et nagu ma juba mainisin, et kord päevas toimub EHIS-e ja haridussilma vahel andmete uuendus, kuid me ei saa tagasida seda, et kuidas koolid õppima asunud õpilasi on sisse märkinud, et sealt võib tulla teatud mitteajakohasust ja mitteõigsust. Hästi palju on esile toodud üldse EHIS-e ja haridussilmaga seda, et on vaja menetluse võimekust. Aga sellest ma natuke edasi räägin ka, ja soovitakse siis neid andmeid paremini filtreerida, et tuuakse esile, et koolide kaupa, aga et meile tundus, et tegelikult seda saab teha, et võib-olla seda ei märgatud, et me teeme kindlasti ka, kui see seirelaud on avalikult väljas, siis vajadusel ka nii-öelda koolitusi ja selliseid nõustamisi, kui vaja on. Siis oli samuti esile toodud, et eksport peaks olema kasutajasõbralikum, et just tahetakse eksporti siis Exceli tabeli kujul. Me saame selle ekspordi nupu nii-öelda aktiveerida, seal võimekus on olemas, aga kuna tegemist on isikuandmetega ehk see KOV-i inimene peab olema väga nagu teadlik, kuhu ja mida ta nende Exceli tabelina siis teeb, et siin on see oht peidus, et eksportimisel. Ja samamoodi siis, et vanema eestkosti andmed võiksid olla paremini töödeldavad, et see ekspordi võimalus siis lahendaks ka selle küsimuse. Ja sooviti siis lisada ka lisaks lapsele ka vanemate isikukoode ja üldse selgemat infot noore õppetöö kohta. Et lapse isikukoodid on olemas, testis ei olnud neid näha, aga vanema isikukood andmekoosseisus puudub ja see ei olegi üldse EHIS-e andmekoosseisus, nii et see teadmisvajadus nii-öelda vanema isikukoodi kohta puudub. Ja vajalik on siis täpsustada, kas andmestik hõlmab kõiki KOV-i ülesande seisukohalt olulisi sihtrühmi, et kui me räägime sellest ühest seirelauast, mis nüüd juurde tuleb ja mis on oluline ajavahemikus siis juuli kuni 1. november, siis see on väga konkreetne sihtrühm, see on selle kohaliku omavalitsuse rahvastikuregistri järgi selles vallas või linnas elav põhikooli lõpetaja, kes on siis põhikooli lõpetanud sellel kevadel ja kes siis nii-öelda ei ole saanud kas koolikohta või ta ei ole avaldust esitanud, et see on hästi selge sihtrühm ja selle info nupukese selle sihtrühma kohta me paneme sinna ülesse ka. Et veel kord kordan siis seda üle, et EHIS ehk Eesti Hariduse Infosüsteem on register ehk andmekogu ja haridussilm on siis EHIS-e andmete visualiseerija ehk andmed tegelikult asuvad EHIS-es. Ja panin siia ka EHIS-e toe meiliaadressi ja telefoninumbri ja haridussilma meiliaadressi ehk kui EHIS-e või haridussilma kasutuse kas juurdepääsuõiguste või mingi muu kohta on küsimus, siis kindlasti julgelt pöörduga EHIS-e või haridussilma kasutaja toe poole. Ja hästi palju on siis küsitud seda, et EHIS-es võiks olla ka menetlus ja juhtumikorraldus, aga nagu ma mitu korda olen maininud, et EHIS on register ja andmekogu, et ta ei ole mõeldud juhtumikorralduseks ja selliste õppimiskohustuse mittetäitjate kohta menetluse korraldamiseks, vaid see toimub siis ikkagi sõltuvalt sellest, kuidas vallas ja linnas on kokku lepitud, kus siis infohaldus või dokumendihaldus toimub, kuidas mingid kirjad registreeritakse ja kuidas, et see info, millal on kellegiga ühendus võetud, kuidas midagi on tehtud, et on oluline just selle kohaliku omavalitsuse enda töötajate jaoks, et seda menetlust EHIS-es ja haridussilmas ei toimu. Ja
elu on näidanud, et paljud nendest juhtumitest on tegelikult ka lastekaitsejuhtumid, et sellisel juhul toimuvad juba need juhtumikorraldused staaris. Aga siin jah, sõltub nüüd sellest, et kui suur on see kohalik omavalitsus, osades omavalitsustel menetlevad neid juhtumeid sõltuvalt rollist, siis erinevad inimesed, mõnel puhul on need rollid ühildatud ühe inimese töölauale, nii et see sõltub jälle siis sellest linna või valla töökorraldusest. Ma korra käin läbi ka selle õpiteed veel, kuigi Aulika neid näitas ja et mis on need võimalused siis edasi õppida ja neid suunata. Aga ma korra lõpetan nüüd jagamise ära ja jagan korra välja, nii-öelda lähen veebilehtedele. Ja näitan neid samu lehti, millest nii Aulika juba rääkis või Sandra, ehk kui on rohkem huvi ettevalmistava õppe kohta, siis Haridus- ja Teadusministeeriumi lehel on selline leht olemas, kus on kogu info, nii õppekavad, õigusaktid, erinevad veebiseminarid või artiklid. Nii et ja siit saab siis ettevalmistava õppe kohta infot ning kui me räägime siis sellest, et põhikooli järgne edasiõppimine, siis selle kohta saab infot selliselt lehelt nagu põhikooli lõpetamine ja vastuvõtt. Google'i otsinguga tuleb see leht ka väga hästi välja ja kui me rääkisime siin sellest haridussilma töölauast või seirelauast, siis kust need andmed tulevad, on siin ka kirjas, et koolid kannavad vastu võetud õpilaste andmed, kes on oma õppimise asumise kinnitanud 7. juuliks EHIS-esse. Siin on ka koolidele juhend ja see samm on siis oluline kahel juhul, et kohaliku omavalitsuse haridussilma seirelauale tekiks siis see vaade õpilastest, kes ei ole koolikohta saanud või ei kandideerinud siis põhivastuvõtus ja tekiks ka ülevaade koolide vabadest kohtadest, kuhu siis jätkuvastuvõtus kandideerida. Siin vestluses ma korra nägin, et käis läbi see kommentaar, et on nagu kirjas, et on vabu kohti, aga tegelikkuses ei ole, et kahjuks selliseid asju tõesti on, et saan sellest murest aru. Ja kus siis veel abi saada, et tegelikult on igas Töötukassa piirkonnas olemas ka nüüd noorte nõustajad ehk pöörduda, kui on selline noor, kes vajab abi, ei tea, mida teha, siis on olemas veebileht Minu karjäär, mida saab soovitada kasutada ja Töötukassa liigub sinna poole, et tulevad ka eraldi noorte nõustajad neile. Nii et ja õppimiskohustuse lehel on veel rohkem sellest õppimiskohustuse täitmise seirest. See on küll natuke, kuna seda infot on siin palju, siis lehte allapoole kerides siin on eraldi lõik selle kohta ja siin on ka vajalikud juhendid. Nii et hetkel ma siin lõpetaksin ära oma poolt ja ütlen ka, et julgelt võib minu poole pöörduda, kui on selliseid sisulisi küsimusi, kui on tehnilisi küsimusi EHIS-e või haridussilma osas, juurdepääsude osas, siis pigem ikkagi EHIS-e ja haridussilma poole, aga võib mulle kõikides küsimustes kirjutada. Vaatan korra siia vestlusesse ka, et mis küsimusi, kas me jõuame praegu ära vastata või on siin mingid, mis jäävad ülesse. Robert küsib, et kas juhtumikorralduse võimekuse infosüsteemide osas peavad COVID ise välja arendama? Ei pea, vaid tegelikult, olgem ausad, need juhtumikorraldus või see, kuidas neid vanematega kirju vahetatakse või omale märkmeid tehakse kellega, kes on kontakti võtnud, sest see on kõikides omavalitsustes juba välja kujunenud, et ka kui enne õppimiskohustust oli koolikohustus, et tegelikult seda tehti ka juba ennem, et see ei ole mingi uus protsess ja me ei peaks leidma nii-öelda
noh, uut infosüsteemi KOV-ide jaoks nagu välja töötama, vaid see, sest Haridus- ja Teadusministeerium ei vaja seda infot, kuidas teie seda menetlete, vaid see on see, kuidas teil kõige mugavam seda teha on. Et leidma võimalused, kuidas panna STAR-i ja EHIS andmed kokku, see on juba väga keeruline küsimus, sest seal on väga erinevad isikuandmed ja see tegelikult peaks üldse analüüsima, kas seda üldse oleks vaja, vaid mõelda, kuidas nende andmetega siis KOV-ist toimetada, et see võrgustik vajaliku info omavahel kätte saaks kohalikus omavalitsuses. Nii, järgmine küsimus. Kui õpilased on EHIS-es 7. juuli seisuga, siis kajastud nende andmed ka KOV-ide vahelise arvamise väljundis. Samas asuvad nad tegelikult õppima alles 1. septembril. See tähendab, et arvlemise väljundis. Ahaa, seda ma ei oska nüüd kommenteerida. Oleks hea, Aigi, olge hea, kirjutage see, pange meile meili see probleem ka, et ma ei oska seda hetkel kommenteerida, et mis seisus see hetkel on. Margus vastab siin, et õpilane alustab õppimist 1. septembri, nimetatud väljund arvestab seda, et hetkel ma ei oska siit poolt seda arvlemise poolt kommenteerida, kuna ma sellega ei tegele. Nii, aga teises. See on see nüüd, et ma näen väljalangemise ohus õpilase vaates õpilast, kelle õppeasus. Jah, et teie kohalik omavalitsuse õpilane siis õpib teises Eesti otsas, et tegelikult ongi oluline võtta ühendust selle lapse perega küsima, et kas see pere teab, et see laps on väljalangemise ohus, sest see tegemist on alaealisega ja mis on need ja siis perega läbi rääkida juba, mis on need, miks ta on väljalangemise ohus, kas saab seal kuidagi toetada. Et see on selline töö, et seda, mida nüüd KOV peaks haridusametnikuna konkreetselt tegema, see ongi nüüd see, millest Sander rääkis, et igas kohalikus omavalitsuses peaks olema kehtestatud õppimiskohustuse täitmise tagamise kord ja olulisem kui see kord on see, et vallas või linnas on läbi räägitud, kuidas juhtumikorraldus on, haridus ja et oluline on, et need valdkonnad, noorsootöötajad, haridusametnikud, lastekaitse, NGTS, heaoluspetsialistid omavahel koostööd teeksid, et omavahel nii-öelda jagaksid konkreetselt siis seda, et kuidas siis seda noort või peret konkreetselt saab aidata. Ehk vallad ja linnad on erinevad ja see, kuidas nad nii-öelda seda toetust pakuvad ja kes on neil tööl selleks ja kuidas see võrgustik töötab, on igas omavalitsuses nii-öelda erinev. Et meie ei saa ette kirjutada Haridus- ja Teadusministeeriumis, et kuidas te nüüd täpselt käituma peate, vaid see töökorraldus ikkagi on teie oma nii-öelda läbi mõtestada see protsess ja rollid. Nii. Kas on veel mõni vastamata küsimus? Siin on kommentaar, et Tallinn vajab rohkem kohti, millega kaasneb eesti keele õppe. Eelmine aasta neid kohti ei olnud piisavalt. Ja me teame seda probleemi, me kindlasti tegeleme sellega. Et ja, olen nõus Katriniga. Et hetkel kell sai 1, et arvan, et võime siin mikrofoni ja salvestamise kinni panna, et kui nüüd